aga selles suhtes nagu klassiruum on avatud, kellel iganes on mõtteid, kuidas seda teha. Ma hea meelega nimeliselt välja ei hõikaks, et sina ütle mulle mingisugune paku mingi mõte, millest läheneda, aga te ei anna mulle teist võimalust. Aleksander, kas sul on mõni paar sõna, mida sa tahaksid öelda, enne kui mina hakkan siin mingisugust enda arust mõistlikku juttu ajama? Ei ole, okei. See on okei. Aga mulle väga meeldiks, kui keegi ütleks enne, kui ma hakkan siin juttu ajama, sest muidu ma hakkan rääkima äkki mingisugusest kohast, mis on teile täiesti arusaamatu ja ma ei taha sellisest kohast rääkida. Keegi andke mulle mingisugune koht, kust nagu pihta hakata. Mis on siin... Okei, ma küsin teistmoodi. Andke käega märku, kes oskab vastust leida. Okei, väga hea. Siis me oleme kõik samal leheküljel. Nüüd ma saan küsida siit edasi. Näiteks Laura, mis valmistab segadust ja küsimusi? Tahaks selle... Okei, ma panen praegu selle segaarvuna. -1, 2, kolmandikku. Selles suhtes, Laura, sa ei pea ennast halvasti tundma, sest et sa pole ainukene, kellel siin segadus on. Et seega, ma usun, et need samasugused küsimused, mis või oskamatused, mis sul on ka teistel. Et mis sa oskad mulle öelda, anna mulle mingisugune kild, kust nagu kinni haarata. Ei tule mitte midagi, jah? Okei, keegi palun andke mulle midagi, keegi öelge midagi, sest muidu ma räägin äkki mingi täiesti kasutut juttu. Markus, ütle midagi. Ei oska pakkuda. Come on. Murrud. Murrud. Kas ma muutudest akteerid? Või nagu jaa, võib, aga võib, seda on võimalik teha küll. Kiidan mõtte heaks. Sellega kaasneb muidugi palju riske, sest et selle käigus sa võid teha mõne vea. Aga jaa. Mulle isiklikult need segaarvud, ma panen selle punkti A ka kirja, et siis ta on lihtsalt kirjas. Mulle meeldib panna kõik andmed, mida ülesanne mulle nagu annab. Mulle meeldib need kirja panna. See nagu veits nagu aitab lihtsalt, ma ei tea, see loob ajule nagu mingi uue tasandi, kui sa oled selle läbi kirjutanud. Juba see on suur asi tegelikult. Nii halb marker, teda on kehv näha. Ma võib-olla peaksin mingi sinisega jätkama. Aga 2 on siis X-i koordinaat ja Y-i koordinaat on 1, 2 kolmandikku. See on kõik andmed, mida see ülesanne meile annab. Et meil on siis mingisugune funktsioon, ehk siis hetkel ta on lineaarfunktsioon, seega tema graafikuks on lihtsalt mingisugune sirge. Kuidas ma saan aru, et tegemist on lineaarfunktsiooniga? Saan aru niimoodi, et X-i astmeks on siin, see on tühi koht astmeks, see tähendab, et vaikimisi on siin 1. Kui seal oleks ruudus, siis oleks tegemist parabooliga. Aga hetkel on 1, ega meil on sirge, meil mingit parabooli ei ole. Tegemist ei ole ruutfunktsiooniga, tegemist on lineaarfunktsiooniga. Aga need murdude värk, ma jäin pooleli selle koha peal, et meil on antud mingisugune funktsioon. Jah, hästi tore. Ning meil on antud punkt, mis asub selle funktsiooni peal. Ülesanne sõnastab niimoodi, et sirge C läbib punkti A. See tähendab siis seda, et meie koordinaattasandi peal on see punkt A ning see sirge läheb sellest punktist läbi. See on see, mida see ülesanne nagu annab meile infona. Ning see on piisav, et vastata sellele küsimusele, et mis on see B-väärtusega. Selle jaoks me peame mõistma, mida üldse funktsioon tähendab ja mida tähendab seda, et me teame ühte punkti, mis selle funktsiooni
peal on. Aga need murrud siis. Murrud on jah ebameeldivad asjad. Jah, murrud. Nagu üks variant, kuidas sellest siin lahti saada. Esiteks ta on segaarv. Mulle meeldivad palju rohkem liigmurrud. Ma ei tea, liigmurdedega kuidagi ma olen tähele pannud õpilaste seas on väiksem tõenäosus, et nad teevad mõne vea. Kas keegi oskab mulle teisendada lihtsalt selle segaarvu liigmurruks? Hetkel on ta siin segaarv. Segaarv tähendab siis seda, et siin ees on see number. Et see on nagu see täisosa ja see on see murdosa. Tegelikult vaikimisi on siin vahel pluss tehe. Aga seda ei kirjutata. Ehk siis on justkui üks täisosa pluss 2/3. See on veider, et seal on vaikimisi pluss tehe, sest matemaatikas tavaliselt, kui on vaikimisi mingi tehe, siis see on korrutamistehe. Näiteks kui on kirjas AB, siis see tähendab seda, et nende vahel on vaikimisi korrutamistehe. Aga segaarvu puhul nii ei ole. Segaarvu puhul on vaikimisi siin pluss. Aga kuidas seda siis teha liigmurruks? Nagu tegelikult nagu siin saabki mõelda, et teeks ta, noh, see lihtne variant, nagu nii kuidas seda koolis õpetati kunagi on vähemalt see, et sa võtad selle ühe, korrutad selle nimetajaga 1 korda 3, see on siis 3 ning sellele tulemusel liidad veel 2 otsa ja nimetajasse kirjutad selle sama 3, mis siin ka juba oli. Ehk siis tegelikult tegemist on -5/3. Aga siin saab ka nagu selle justkui seal, noh, pluss tehe võib-olla. Ma enne rääkisin, et siin vahel on vaikimisi pluss tehe, aga see ei ole kõige parem. See ei ole kõige parem asi, mida öelda. Äkki unustage see ära. Hetkel on siin vaikimisi miinustehe. Ühesõnaga, seal on täpselt see sama tehe, mis märk siin ees on. Kuna siin on miinus, siis on siin vahel ka miinus. Kui me teeme tehte -1, -2/3, mis on siis murdede vaheline tehe, viime selle siin nimetajale 3, siis tekib siia -1 korda 3 ehk siis -3 ja -2. Saame siia siis -5/3 ehk siis täpselt see sama. Et see miinusmärk võib olla nii lugejas kui ka siin murru ees, selles suhtes ei ole vahet. Ta võib nimetajas ka olla. Et sama asi. Et jah, ehk siis vaikimisi on segaarvu vahel see tehe, mis on selle liikme ees. Kui siin oleks olnud, kui siin ei oleks mitte ühtegi märki, siis on vaikimisi seal pluss, siis on siin ka pluss. Mata on keeruline. Matas on palju asju, mida peab nagu, siin on hea, siin on palju asju, mida considerida ning see oskus mitte vigu teha tuleb kasuks hästi palju. Aga hetkel siis, kui tahta see segaarv teha liigmurruks, mis ei kaotanud murdu ära, siis ta oleks sellisel kujul. -5/3 x pluss b. Ning kuidas me saaksime murrust lahti? Pakun ühe idee välja. Murrust saate lahti siis, kui te korrutate kogu võrrandi läbi selle nimetajaga. Hetkel siis korda 3. Kogu võrrandiga läbi korrutamine tähendab seda, et te korrutate kõik liikmed läbi. Kõik need liikmed, mis on siis pluss ja miinus tehete vahel. Ehk siis hetkel siin on 3 liiget, mida läbi korrutada. See ja see. Ehk siis 3 y-it miinus, kui ma murdu korrutan mingi arvuga läbi, siis see 3 tuleb lugejasse ja 3b-d ka. Ning miks me selle 3-ga läbi korrutasime, kuidas see siis selle murru ära kaotab? Nüüd saab taandada need 3-d maha ja murd on kadunud. Seega 3y-it võrdub miinus 5x pluss 3b. Oleks täpselt see sama funktsioon, aga nüüd siis teistsugusel kujul ilma murruta. Et
ta ei ole enam see standardkuju, et tavaliselt funktsioone antakse ikka sellisel kujul, et y võrdub, aga nüüd on meil koolin y-t võrdub, aga tehniliselt see on täpselt seesama asi. seega siin on see murd ära kaotatud. kui me tahame sellest murrust siin lahti saada, siis ta on nagu punkti koordinaat ning seda ei saa ära kaotada lihtsalt. see ongi selle koordinaadi kindel väärtus. aga seda saab ka teha liigmurruks. see oleks siis jälle täpselt seesama 5/3. või siis, kas keegi oskab umbes mulle öelda, mis selle siis komakohana, kuidas seda arvu komakohana kirjutada? see 1, 2/3. meil on 1 on terve osa, seega 1 koma. mis me sinna koma taha kirjutame? jah, et siin lähevad siis kuued, lähevad nagu lõpmatusse, on ju. sellepärast me murdi kasutamegi, et muidu me peaksime neid, noh, me ei saa kuusi lõpmatusse kirjutada, sellepärast me kasutame murdi. et aga hetkel see punkt A asub meil siis, X on 2 ja Y on siis noh 1,6. see asub kuskil siin, kui me peaks ta koordinaattasandi peale tegema. ehk siis nüüd me teame, et see paganama sirge läbib kuskil seda punkti, aga me ei tea, mis nagu kus kohas see sirge on. kui me teaksime B-d, siis me teaks, kus see sirge on, aga hetkel see ülesanne ei palu isegi seda sirget joonestada. ta palub lihtsalt, et me leiaksime selle B. see B, see neetud B, mis on teadmata kujul. ja nüüd on see koht, kus ma jälle oleksin natukene vait. sest et kui ma liiga palju räägin, siis on nii, et te väsite ära. sest et väga raske on inimest kuulata, eriti kui ta räägib mingit segast juttu. et siis on eriti raske. üritan nii selgelt rääkida kui võimalik, aga noh, kurat keeruline. raske on see selgelt rääkimise asi. kuidas, Grete, kuidas sul läheb? üleüldse või praegu? praegu. Halvasti. mul on rõõm kuulda. aga kuidas, millega sul halvasti läheb? aga kas sa tead, mida me leidma peame? jah, me peame leidma, et mis see arv B on. Me peame B-le saama mingisuguse numbri taha. aga tead, mis pakume? Pakume mingi suvalise B. aga kui me ei saa, kas me nagu ei pea seda joonist enam, kus sul nagu praegu siin olukorras on nagu X ja B ja siis sa paned nagu suvaka X ja siis kujutad selle B-ga läbi. ma täiega tahaksin kutsuda tahvli ette ja näidata, et mida sa mõtled, aga siis sa jääd kaamera peale. et ma usun, et sa teed lihtsalt nagu selle, siis sa paned X ja B. nagu tabeli mõttes. jah. okei, paned, et X on noh, mingisugune näiteks 0, ülihea number, mida X-ile panna. ja siis, kui sa vaatad, kui X võrdub 0, siis -5 × 0 on 0. ja siis. jah, see on siis, ma asendan siis jah, kui mõtleme, et see X on 0, siis -5 × 0 on 0 on ju, seega see X kaob ära. väga hea, jääb alles 3B-d on ju. 3B-d, 3B-d jääb alles. 3B-d jääb alles. aga siin on see Y ka. kus me nüüd oleme? 3 Y-t võrdub 3B-ga. mida? et Y ja B on võrdsed. tegelikult küll jah. kui me jagame siin 3-ga läbi, siis see tuleb väga nähtavale. siis need 3-d kaovad ära. Y võrdub B-ga. jah, me jõudsime oma mõttekäiguga kuskile sellisesse punkti välja, kus me suudame nüüd väita, et Y võrdub B-ga. aga nüüd kahjuks me oleme ikkagi kinni. sellepärast, et me ei tea, mis on Y. me ei tea, mis on Y. kui me asendasime X-i 0-ga, me ei tea, mis on Y-i väärtus. ehk
siis justkui mõtleme X telje peal siia 0 punkti, et kui me asendasime X-i 0-ga, siis me ei tea, kus see sirge Y-i mõttes asub. Me teame, et asub B väärtuse juures, mis on väga huvitav, ma tahaks pärast näha, et kuidas see siin nagu... See on huvitav olukord, mulle väga meeldis see mõttekäik praegu. Pärast tuleme siia tagasi, aga mul on tunne, et siit me vastust vastus siin ei peitu hetkel. Sest me ei tea Y-it. Me ei tea Y-i väärtust siis, kui X on 0. Et me ei oska siia tabelisse ka Y-i väärtust arvutada kuidagi. Võime öelda, et Y on B, aga me ei tea B väärtust. Me ei oska seda arvuna siin välja arvutada. Õigemini me ei saa. See ei ole oskamise küsimus, vaid see ei ole võimalik. Okei, kõik on võimalik, aga vähemalt me hetkel ei oska, aga ülihea nagu mõte. Ülihea mõte. Aga hetkel me ei ole veel seda A-d kasutanud. Mingil põhjusel on ta oluline. Tavaliselt nendes matemaatika ülesannetes ei anta teile asju ilma asjata kätte. Seda juhtub väga harva, et teile antakse midagi, mida ei ole vaja. Tavaliselt ikka ülesannetes kõik, mis teile kätte on antud, kõike on vaja. Ma ütleks mingi 98% ülesannetest on sellised. Väga harva on selliseid, kus ei ole, et arvestage alati sellega, et kõike läheb vaja. Aga jah, ma võtaksin selle siit ära. Aga keda ma veel piinanud ei ole? Joonast, natuke alguses piinasin oma küsimustega, aga üle matemaatika kontekstis ei ole. Mis sa pakud, mida me selle A-ga teha saame? Mida punkti koordinaadid üldse tähendavad? Kui meile tekst ütleb, et punkt A, 2 ja 5/3. Mis tähendus on 2? Üks punkt, nagu sellest A-teljest. Mis on A-telg? No, see, mis peaks varsti tulema. Mida? See, mis peaks varsti tulema, kui selle teise selle arvu kätte saad. Kurat, pean natuke rohkem selgitama, ma kadusin praegu täitsa ära. See, mis peaks varsti tulema? No, kui sa selle 5/3 nagu saad kuidagi nagu arvu sellest normaalselt, saad nagu teha selle telje ära ja seda sinna koordinaatile. No, ma ei oska paremini seletada. No päris jah, kurat jääb arusaamatuks praegu, et mis sa mõtled. Äkki sul on võib-olla õige mõte, aga lihtsalt ma üritan nagu desifreerida mingeid neid sõnu. Aga kui sa näed, et see sirge nagu läbib seda punkti, kas siis selle ühe sirge nagu see punkt ei ole A? On. Jaa. Täpselt. Jaa. Seda see ülesanne ütleb, et kui ülesanne ütleb, et sirge läbib punkti A, siis see punkt ongi selle ühe sirge nagu, või tähendab selle sirge üks punktidest ongi A. Kas asendas siis X-i 2-ga ja Y-i 5/3? Vaatame. Asendame, ma asendan siia, kuigi hetkel võid asendada siia ka, aga siin ei ole murde. Aga no üks murd tuleb juurde selles suhtes. Okei, seega, millele viitas Anna? Anna viitas sellele, et kuna meil on antud punkt, punktil on 2 koordinaati. Punktil on X-i koordinaat ja punktil on Y-i koordinaat. Hetkel ma võtan selle X-i koordinaadi, asendan meie sirge võrrandisse selle väärtuse. Samamoodi võtan Y-i koordinaadi ja asendan selle Y-i asemele. Seega me kaotame ära X-i ja me kaotame ära Y-i ja ainukene täht, mis meie võrrandisse jääb, on B ja selle võrrandi me saame välja arvutada. Seega, mis ta siia siis tuleb X-i asemele? X-i asemele 2. Ai, see oli Y praegu. Jah, see oli 3 Y-it, seega 3 korda
see 3 korda 5 kolmandikku. see nende markerite vahetamine võtab nii kaua aega. Võrdub -5 korda x. X-i väärtus on 2. ja pluss 3b. Olemas. Nüüd arvud ühele poole, tähed teisele poole. Aga kõigepealt mul tahaks sellest murdust lahti saada, aga õnneks me saame, sest kui me 3-ga korrutame seda murdu, siis 3 liigub siia murruna peale ja murd taandub maha, jääb alles lihtsalt 5. Siia tekib siis -10 pluss 3b. Seega 5 pluss 10 võrdub 3b-ga. Seega 15 võrdub 3b-ga ja 2 3-ga läbi. Ma tean, et te olete harjunud ilmselt, et see täht on vasakul pool, aga see täht võib tegelikult olla ka paremal pool, vahet ei ole. 15 jagatud 3-ga on siis 5, jääb alles b. 5 0. jah, mind nüüd täiega huvitab, et igal juhul see B-väärtus on 5. B-väärtus on 5 ning see oligi praegu täpselt õige asi, mida teha. Et kui punkt on antud, siis me saame selle punkti X ja Y väärtuse asendada meie sirgevõrrandisse, et leida see pagana väärtus B. Aga teeme sellele kiire nagu kontrolli. Missugune see sirgevõrrand siis välja näeb? Sirgevõrrand on meil siis Y võrdub -5 kolmandikku X-i pluss 5. B-väärtus on 5. Selle me võime siis sirge. Hetkel ülesanne ei palu, et me teeks seda, mida ma praegu teen, aga ma tahan lihtsalt kontrollida, et kas see 5 on ikka õige. Ma tahan joonestada selle sirge, et näha, kas ta läheb sellest A-st läbi või ei lähe. Seega meil on vaja seda X ja Y tabelit. Ma teen ta praegu siia. Ma teen ta niimoodi suht tempokalt. Meil on 2 punkti vaja. Noh, võtame näiteks 3. X on või äkki -3. Võtan näiteks siis kui võtta -3, siis mis ta tuleb? Võtta -3. 0 on lihtne võtta, selles suhtes küll. Et 0 on lihtne arv, millega arvutada. Ta tuleb 5 ja siis veel üks lihtne arv on 1, millega arvutada. Aga siis see kiiruse mõttes. Ei, ma tahan, võtan 3. Sellepärast, et see 3 taandub välja, see on see murd. Nimetajas on tal 3, seega nad taanduvad välja. Seega jääb -5 pluss 5 peaks olema 0. Kui ma peast arvutades nüüd mõnda viga ei teinud. Aga need 2 punkti, mida see sirge läbib, on siis 0 ja 5. On siis siin ja 3. Oh, ma ei tea, mulle küll silm paistab, et see läheb küll A-st läbi. Ei no, enam ilusamat olukorda ei saaks tekkida. Selline see sirge on. Ehk siis Y võrdub -5 kolmandikku X pluss 5. Ülesanne ei palunud meil seda sirget joonestada, aga kontrolli mõttes miks ka mitte, kui aega on üle. Et katsetel, kui aega ei ole, siis ma ei soovita niisama hakata. Kui te olete ikka enda lahenduses kindel, siis pole vaja kontrollida, aga niimoodi saab kontrollida. Ülesanne ütleb, et see sirge peab minema A punktist läbi. Läheb. See raive läheb läbi ja nii ongi. Aga mind huvitab nüüd üks asi, see, et kui X on 0. Ongi nii. Vaata, see, Isabella, sa enne, vaata, kui asendada see X 0-ga, on ju, siis siia tekib Y võrdub, 0 pluss 5, on ju, ja alles. Ja hetkel see B võrdub ka 5-ga. Seega nagu see väide oli õige, et Y võrdub B-ga. Aga lihtsalt me ei osanud seda siis välja arvutada, sest et me ei teadnud Y väärtust siis, kui X on 0. Aga nüüd, kui me ütleme, et X on 0 ja nüüd me teame B väärtust, siis jah, päris lahe. Päris lahe.
et see Y teljega lõikumine annabki selle nii-öelda, mis see on, vaba liikme väärtuse kätte. Seega on see täiesti loogiline, et Y võrdub B-ga, kui X on 0. aga jah, väga vinge. Selle ülesandega on nüüd nii, et B on 5.